Tere päevast! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks grillitavaks on sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Tere päevast, Kaia! Tere! Alustame õige nagu isikliku poole pealt, et teie tööd ja tegemised on kõik olnud Kesk-Eestiga, täpsemalt vist Türiga seotud, et kuidas teile Tallinnas praegu siis meeldib ministriametis? Tänan küsimast. Tõepoolest, see vastab ju täiesti tõele, et ma ise olen sündinud Türil, elanud praegu Kirnas ja ära olnud sealt ikka pigem õpingute ja töö pärast ajuti niimoodi. Nii et kui ma käisin keskkoolis Nõos matemaatikaklassis, seejärel ülikoolis matemaatikat õppimas Tallinnas, nii et need olid sellised pikemad äraolekud ja nüüd siis ka Riigikogu ametis ja ministriametis Tallinnas. Aga eks see Tallinnas praegu on ikka tööl käimine, nii et ma kiirustan jälle koju Türile, õigemini Kirna siis jälle. Ja seal on minu kodu ja sinna see mu kodu jääb. Päris kõvasti tuleb siis läbisõitu aastas, ma kujutan ette. Ja seda tuleb ka, aga ega ma igal õhtul ju koju ei jõua, sest et muidu läheks sõidu peale liialt ajast ära. Nii et ikka need Tallinna õhtud on olemas ja siis on pikemad õhtud lugemiseks, kirjutamiseks, töösse süvenemiseks ja jälle kui koju lähen, siis on jälle päris perepäralt. Pere seni lepib sellega ikka. Kus ta pääseb? Ikka ja me saame sedasi kenasti kokku lepitud ja kui me täpselt teame, kuidas on, ka laps teab, noorem laps, et millal ema tuleb ja mis me siis teeme ja teisel ajal siis on asjad läbi räägitud ja muidugi tema igatseb ja mina ka, aga me saame kenasti hakkama. Nii, aga nüüd ministriametist, sotsiaalkaitseministri amet, mida seletame lahti täitsa tavalisele inimesele, mida see õieti endast kujutab, sest sellest hetkest alates, kui Sotsiaalministeerium tehti nagu kaheks, jagati kahe ministri vahel need rollid ära, et ega inimesed ju ei tea tegelikult, mis see töö on. Ja eks need tööd ka omavahel põimuvad ja kui nad ka loomulikult teiste ministeeriumi valdusaladega pisut põimuvad, siis seda võib-olla lihtsam aru saada kui ühe ministeeriumi sees. Nii et sotsiaalkaitseministri alla käivad siis kõik perede ja lastega seotud teemad, enamjagu puuetega inimestega seotud teemasid ja ka suurem osa eakaid ja pensionäride küsimusi. Aga samas näiteks jälle töövõimereform läheb jälle töö- ja terviseministri valdkonda. Nii et tervise- ja tööministril ongi siis kõik see haigekassaga seotud pool, tööga seotud pool ja ka võrdõiguslikkusega seotud osa. Ja minul siis lapsed, pered, pension ja kõik see, mis sellega seondub. Ka kohalike omavalitsuste teenused, mis on hoolekandes, mis on lastega seotud, lastekaitsega seotud, ka seda kureerin siis mina. Mainisite ka, et osad asjad on nii-öelda nagu põiminud seal natukene, et mis valdkonnad need on? Ja no näiteks ongi puuetega inimeste töövõimereform. Ühest küljest küll puuetega inimeste sellised üldisemad teenused on minu haldusalas, aga töövõimereform ja sellega seonduv on tervise- ja tööministri alal ja töötukassa sellega tegeleb. Nii et eks seal neid põimumisi on ikka ja samamoodi näiteks kui praegu vaatame, meil on hästi palju sellel aastal räägime hooldusteenustest, ka hooldekoduteenusest, siis seal jälle samamoodi, et kuidas seal terviseabi antakse, kuidas need teenused on tagatud, see on jälle natuke rohkem teise ministri haldusala, nii et selles mõttes neid põimumisi on ikka. Ja nii nagu mainisin näiteks lasteteenused, logopeed, psühholoog, mis võib ühest küljest olla küll rehabilitatsiooniteenus, aga esmalt on ta siiski hariduse valdkonnas, et kuidas lasteaias ja koolis neid teenuseid tagatakse, kas seal on need teenused olemas ja alles siis peaks ta tulema siis sotsiaalvaldkonda. Nii et neid põimumisi on tegelikult rohkemgi. Ja teil on kahe peale siis kokku üks aparaat, üks bürokraatia aparaat. Ja, et selles mõttes üks maja võib nii-öelda üks kantsler, küll aga on siis valdkondade kaupa asekantslerid. Nii et iga valdkonna peale asekantslerid ja need on siis igal ühel omad, aga kantslerit on ka üks. Aga mõneti on see ju ka teistes ministeeriumides siis ju üsna samamoodi. Noh, ütleme, teine sarnane ministeerium on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mis on kaks ministrit. Ja rahandus samamoodi. Ja. Aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi puhul küll kindlasti, kui see uus kord nii-öelda kehtestati ja ministeerium kahe ministri vahel poolitati, tekkis ka niisugune võimuvõitluse teema, et kui palju teil Sotsiaalministeeriumis seda on, et kes on peal ja kes on all? Vaat oleks meil nüüd ühed teemad, et siis võib-olla oleks see, et
ma ei tea, kes sellega tegeleb või mingi selline võimuvõitluse teema, aga enamjaolt jaolt ongi ikkagi ju valdkonnad ära jaotatud, et seal ei saa tegelikult sellist küsimust olla, et pigem ei ole mitte see küsimus, et mitte omavaheline teema, vaid see, et asjad saaksid hästi tehtud ja ikkagi see oma rida aetud. Nii et seal ei ole seda, et kes kõvemat häält teeb või kes leebem on või kes rohkem räägib, kes vähem räägib, ikka tuleb oma rida ajada ja siis saavad need asjad ka tehtud. Ma saan aru, linnalegendide põhjal, et need võimuvõitlused mujal ei ole ka mitte tööalased, vaid võib-olla sellised natuke lihtsalt emotsionaalsed, aga võib-olla need lihtsalt linnalegendid, me ei tea. No teie kolleeg muidugi hiljuti vahetus, nii et te olete nüüd nagu vanem olija majas, ma saan aru, et võib-olla siis teid kuulatakse rohkem, ei tea. Selles mõttes, et kui mina räägin oma töövaldkonnast, siis ju kuulataksegi mind. Ja kui teine minister räägib oma töövaldkonnast, siis kuulataksegi teda. Selles mõttes siin ei ole nagu üldse mingit seda sorti põimumist, et põhimõtteliselt võiks olla ju siis ka veel see küsimus, et kui me räägime lasteteenustest, et kas siis mina räägin oma ministeeriumis või Mailis Reps oma ministeeriumis, et võiks samamoodi küsida, sest et nii nagu ütlesin, asekantslerid on valdkondade kaupa ja me ajame ka oma rida, et seal selles mõttes minu valdkonna asju ei otsusta teine minister ja vastupidi. Me lihtsalt võib-olla teame rohkem, me saame paremat koostööd tänu sellele teha, et me oleme ühes ministeeriumis, aga me üksteise asju ju ei otsusta. Need on ikka meie enda otsustada. Tol hetkel, kui see ministeerium pooleks tehti, siis oli selle tõukaks kahtamata poliitiline loogika, et lihtsalt ei jätkunud, tundub, et ei jätkunud ministri kohti piisavalt koalitsioonile. Kui te nüüd selle loogika, poliitilise loogika kõrval jätame, kas on mõistlik Sotsiaalministeerium üldse jagada kahe ministri vahel? Erinevad riigid on siin hästi erinevaid praktikaid omanud ja kui me käime ka eesistumisüritustel ja Euroopas, Brüsselis, nõupidamistel, siis on ju näha, et mõnel riigil on selle valdkonna peal suisa 4 ministrit. Suisa 4. Kuidas nad üldiselt siis jagunevad? Siis ongi töö on üks, tervis on, siis on selline hoolekanne ja võrdsuspoliitikad. Ja on ka seda, kus näiteks minu valdkonnas hoolekanne ja sotsiaalkindlustus on ka eraldi. Nii et siin on neid erinevaid valdkondi veel. Nii et enamalt jaolt on nad kõik jaotatud ja ka rohkemate arvuministrite vahel. Aga nüüd, kui Eesti väiksust mõelda ja natuke vaadata, et kuidas võiks paremini teha, siis ma üldse ei arva, et see jagamine oleks olnud halb mõte, sest praegu, kui me näeme, et meil on ikka riiklikult nii palju läbi rääkimata ja arendamata just ka see sotsiaalteenuste ja hoolekande pool, millega mina praegu tegelen. Et kui 2016 1. jaanuaril hakkas uus sotsiaalhoolekande seadus kehtima ja seal on päris täpselt ära kirjeldatud, mida mingi osapool tegema, mis on kohaliku omavalitsuse ülesanded, mis riigi ülesanded. Aga me oleme unustanud selle ära rääkida ja praegusel hetkel omavalitsuste kaup on väga erinev, kuidas neid teenuseid antakse. Ja samamoodi on siin meil just tehtud ümber abivahendite süsteem, me peame vaatama teised teenused üle, sest me näeme, et meie hoolekande pool on napp, ongi napp ja siin on palju kas dubleerimist või on augukohti, mis on katmata. Nii et ma arvan küll, et kui me siin saame sellise asja juba minema, et siis oleks küll mõistlik uuesti need ministrikohad ühendada ja vaadata siis seda valdkonda tervikuna. Ma arvan, et see on täiesti võimalik. Ja ei ole ka midagi halba, kui seal on mitu ministrit, aga ma arvan, et siin on täiesti see võimalus olemas, et need ühendada. Mainisite juba abivahendeid, nendega tõsi küll mitte teie ministriks oleku ajal, aga käis kaasas ka üks päris suur skandaal, kus hüppeliselt abivajajatele need abivahendid kallinesid. Erinevad, kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli siis 2017. aasta 1. jaanuarist, eks? 2016 muutus see süsteem ja seal oli... siis meil olid pirakad pealkirjad igal pool, kuidas... Aga seal mis seal tegelikult juhtus, et kuidas see asi lahenes? See tegelikult tehti süsteemi ümber, sest et mis oli varem, abivahenditega oli ju selline süsteem, kus igal maakonnal, maavalitsusel oli oma eraldi rahapott. Tähendab, et ühes maakonnas võis raha otsa saada juulikuus, teisel detsembrikuus, pidi ostma neid abivahendeid konkreetsest kohast, sul ei olnud isegi võimalik neid valida ühes või teisest maakonnast üle Eesti ja see oli ikka päris eilne päev. Ja 2016 alguses siis rakendus uus süsteem, aga eks selle rakendamisega olid teatud kasvuraskused ja mõned asjad olid jäänud sellise rakendamise ajal 2 silma vahele, nii et need asjad said korda. Ja praegusel hetkel ütlevad juba kõik, et see samm oli ainuõige
minna sellisele vabamale süsteemile, et praegu on ka see näha, et juba selle muutuse käigus on inimestel see abivahendid muutunud väga palju kättesaadavamaks. Kui toona oli meil 100 müügipunkti üle Eesti, praegu 500. Inimene saab tõesti valida ühest, teisest, kolmandast kohast. Nüüd, kas see kättesaadavus oligi siis selle reformi põhimõte? Ja selles mõttes see väga bürokraatlik vorm ja see oligi, et maakonna kaupa erinev, see kättesaadavus samamoodi, sul ei olnudki võimalik valida, et kus sa üldse mida ostad. Oli see pood, sealt sa lähed ja võtad ja ongi kõik. Ja nüüd on meil neid müügipunkte 500 üle Eesti ja sa võid tõesti osta Saarest või Sõrvest ja selles osas ei tehta ka piiranguid. Aga muidugi, eks meil on ka selliseid väikseid varjatud asju siin olnud, et me oleme suutnud lahendada need teemad ära, et kui 2016 oli ju abivahendite kulu oli üle 6 miljoni ja siis tehti toona ka selle pealt tulevikuprognoose, nii et kui mina eelmisel aastal ministeeriumisse jõudud, siis üsna pea aasta alguses sai selgeks, et kui me samamoodi jätkame, on meil augustis raha otsas. Ja ma usun, et seda situatsiooni ei oleks meist mitte keegi tahtnud. Nii et nii nagu rehabilitatsiooniteenuse osas, ka abivahendite osas oli eelmisel aastal üks minu suur töö leida maa alt ja maa pealt puudu olev raha. Ja palju seal puudu jäi? Ja puudu jäi 1/3. Nii et praegusel hetkel siis eelmine aasta oli meil üle 11 miljoni, oli eelarve see aasta üle 12 miljoni. Nii et selle raha me leidsime ja siin ma pean küll Rahandusministeeriumile ja meie oma ministeeriumi pingutuste peale aitäh ütlema, et need asjad said korda ja tegelikult seda kohta inimesed isegi ei märganud, et siin meil eelmine aasta suur murekoht vahepeal oli ja sellel aastal meil on küll suurem eelarve, aga jällegi, eks ole, see kättesaadavus paraneb, mis on ju iseenesest igati head, inimene saabki selle toote, mis tal ette on nähtud ja saab selle valida, siis vahepeal siin juba Sotsiaalkindlustusamet ka sellel aastal mõnede üksikute tootegruppide osas väikseid piiramisi tegi kartuses, et võib-olla saab raha aasta lõpus otsa, aga nüüd on kõik uuesti avatud. Need tooted, mis peavad olema kättesaadavad, on kättesaadavad ja oleme juba ka kokku leppinud Rahandusministeeriumiga ka valitsuse tasandil ja järgmisest aastast abivahendid on mitte enam konkreetse eelarvereaga, vaid on siis kulupõhised. Ehk et kui reeglitele see ost vastab, saab selle ära osta ja ei pea muretsema, et kas detsembri lõpus või novembri lõpus ikka raha on. Nii et jälle samm edasi, aga muidugi ma arvan, et sellega ei saa sugugi rahul olla. Ma tahaksin jõuda nii kaugele, et meie abivahendid oleksid sarnases süsteemis, nagu on näiteks ravimid. Põhimõtteliselt nagu digiretsepti süsteem. Et meil ei ole enam paberist abivahendi kaarti. Aga mis sellest takistus? See tunduks justkui ju väikeses IT-põhises riigis väga lihtne asi ellu viia. Selles väikeses IT-põhises riigis ma usun, et inimesed kõik teavad, et kui 2013-14 valmistati ette Sotsiaalkindlustusametile uut IT-süsteemi, siis selle asja ettevalmistamisel ja toimetamisel asjad ei läinud sugugi mitte nii, nagu me oleks lootnud. Ja see tähendab, et eelmisel aastal pidime siis arendajaga lepingu lõpetama, võtma vastu need osad, mis olid tehtud, oli näha, et see töö lihtsalt ei edene selles tempos ja kvaliteedis, nagu meie soovid on. Ja nüüd on juba uus arendaja, tehakse seda edasi. Ja natukene siis on vaja siin, loomulikult aeg läheb edasi veel nuputada, kuidas paremini teha, aga süsteem peaks olema sarnane digiretseptile, samal ajal arvutatakse ka omaosalused välja ja siis ei oleks vaja ka neid erijuhtumite avaldusi ja analüüse ja rahuldamisi, kus me erimenetluse korral näiteks omaosalust vähendame või teeme mingeid muid asju, see saaks kõik paindlikumaks teha ja oleks kõigile arusaadavam. Ja seal on mingi kindel ajakava ka, et millal see peaks siis ellu viidud olema? Ja meil praegusel hetkel on IT-süsteemi arendamisel nüüd ridamisi töid ja need on pandud nüüd järjekorda ja seal küll esimesed hakkavad nüüd olema pensionisüsteemi muudatused, vanemahüvitise süsteemi muudatused on seal kohe kõrval, mis on ka meil juba seadus on vastu võetud. Nagu ütleme, jutu oli nendest abivahenditest, et millal neid saab siis nii-öelda digiretsepti vormis samamoodi vormistada? Ma ei oska, selles mõttes siin on vastuse võlgu, see ei ole mitte nii, et sellel aastal, eks ole, ja mitte järgmisel aastal, pigem hiljem. Me tahame veel natukene süveneda sellesse teemasse, et ma arvan, et meil oleks mõistlik tegelikult astuda veel pikem samm ja vaadata abivahendite süsteem üle, mis toimub praegu meditsiini poole peal ja mis on sotsiaali poole peal ja võib-olla oleks võimalik nüüd hoopis kokku panna.
ja oleks minu meelest veelgi mõistlikum. Samamoodi ma arvan, et me peaksime ka rehabilitatsioonis vaatama sammu veel edasi, et mitte seda oma süsteemi, et kuidas seda nüüd monoliitsemaks teha, vaid vaatama seda nii tervise poolega kui hariduse poolega. Ehk et need raskemad juhtumid, kus on ikkagi meditsiiniline pool juba käigus, anda pigem sinna ja tagada see, et haridussüsteemis oleks kõik sellised üksikteenused olemas, et sotsiaali poole ei jääkski seda rehabilitatsiooniteenust nii palju, vaid pigem oleks näiteks ikkagi selle õppeasutuse juures nii palju kui võimalik. Ja mis pole võimalik, see on siis siin kontunud, et me tegelikult peame ka seda poolt vaatama. Me oleme praegu ka seda üle vaatamas ja töörühm on koos ja aasta lõpuks on meil tööplaanis valitsusele seda tutvustada just selles võtmes, et kuidas nii teha, et teenused, abivahendid, toetused oleks siis kõik puuetega inimestele nii kättesaadavad, et see toimiks, et ta oleks võimalikult lihtne ja loogiline. Sest inimesed just ütlevad, et kõige rohkem on sellest lihtsusest ja loogilisusest puudu. Sa ei tea, kus sa midagi saad ja sa ei saa seda kätte. Nii et just see teenus on see, mida inimene tahab, et ta saaks selle mugavalt, hõlpsasti kätte. Ja siin me praegu küll pureme ja tahame valitsuse ette tulla aasta lõpus nende muudatustega ja ettepanekutega, kuidas asjad paremaks teha. No siis jäävad ainult loetud kuud muidugi valimisteni, tea palju see valitsus enam siis aga ma arvan, et see on väga hea aeg selles mõttes, et kui see eeltöö kõik ära teha ja paberi peal on variandid olemas, mis me oleme kõige paremaks arvanud ja siis need plussid-miinused seal kõrval ja ilmselt ka teised sellised tagavarre variandid, et kui mitte päris nii teha, kuidas veel võiks teha. See on ju parim materjal milleks? Esiteks valimisprogrammideks, sest et kui selline analüüsitöö on olemas, siis ma usun, et iga erakond võiks ju näha ja tahta teha seda asja väga hästi, siis ta saab sealt võtta ja saabki võtta kas oma programmi, mis meil saaks selle vastu olla, kui iga erakond ütleb, jah, me tahamegi seda puuetega inimeste teemasid lahendada kõige paremini. Ministeeriumis on juba selleks eeltöö tehtud ja me tahamegi nii teha. Olekski konsensus olemas. See oleks tegelikult kõige suurepärasem variant, mis olla saaks. Kui te vaatate, see ministri aeg ei ole ju pikk, on ju, eks, et siiani olnud, et mida nüüd valimiste eel üldse jõuab veel ära teha, mida kindlasti tahaks teie ära teha ja mis tõenäoliselt jääbki tegemata? Mis need suured teemad on? Päris tegemata vast ei jää midagi, mõned asjad jäävad pooled. Et ongi nii, nagu ongi ettevalmistusfaas on ära, järgmine saab kohe kusagilt hakata. Aga mis meil on ju suured seaduseelnõud praegu parlamendis, ma loodan, et need jõuavad ilusasti oma õigesse lõppu, ehk et vastu võetud on ju pensionimuudatused ja teine suur teema on vanemahüvitise muudatused, selle paindlikumaks tegemine. Nii et need on kaks päris mahukat eelnõud, on ka veel muid väiksemaid asju, aga need on sellised tõesti põhimõttelised ja suuremad eelnõud, mis on Riigikogus. Need me peaksime valmis saama. Nüüd juba mainisin seda sellist töörühmatööd, millega me läheme valitsuse ette, kuidas siis puuetega inimeste teenused, rahastamine, KOV-i, riigi suhe paremaks, paindlikumaks ja arusaadavamaks teha. Selle töömaterjaliga tahame valitsuse ette jõuda, et valitsus saaks üle selle vaadata ja öelda, et jah, sellises süsteemis oleks mõistlik edasi liikuda ja ka siis järgmisel valitsusel. Ja samamoodi me oleme üle vaatamas omastehoolduse teemat, pikaajalise hoolduse teemat. Meil praegu on ridamisi tegevusi juba sellest aastast, et pikaajalist hooldust ja seda hoolduskoormust leevendada. Aga aasta lõpus jälle novembrikuus peaksime olema valitsuses juba täpsema kavaga ja kui juba sellise kavaga, mis siis näitab, kuhu, missugust raharessurssi on juurde vaja, et selle me tahaksime heaks kiita. Ja siis on juba ka need tegevused, mis räägivadki rahast ja parematest teenustest. Nii nagu ütlesin, riigieelarve strateegia käigus meil olid tõsiseid läbirääkimisi ja praegusel hetkel järgmiseks 4 aastaks on meil ka kokku lepitud, et sotsiaalteenuste selline baasrahastus saab siiski korda. Siiamaani on olnud nii, et 1-aastased otsused on olnud, mis tähendab seda, et asutustel ei olegi oma teenuste pakkumisel olnud võimalik neid mõistlikult arendada. Sa ei tea, mis järgmine aasta toob. Nii et praegusel hetkel me oleme need kokku leppinud ja mis tegemata jääb? Kindlasti on neid asju, mis jäävad tegemata näiteks sellepärast, et poliitilist tahet lihtsalt ei ole.
ei ole praegu selles koalitsioonis tahet seda asja ellu viia? Praegusel hetkel ma tegelikult tahan ühte asja veel öelda, mis saab tehtud, mis on täiesti, ma usun, et teistmoodi, mis on varasemalt olnud, me suudame hakata rohkem tegelema ennetusega ja perede terviklikuna toetamisega. Ehk et ennetustöö, vanemlusprogrammid, et me oleme nagu varmad, vähemalt oma mõttes toetama siis, kui juba abivajadus on käes, kui pere on hädas. Aga nüüd tulevad siiski täiesti püsirahastusega vanemlusprogramm väikelaste vanematele, ehk et kui laps on veel lasteaia eas, see on see iga, kus on ka vanem väga vastuvõtlik ja ta panustab väga palju aega, et saada need vanemlikud oskused kätte. Ja teine programm siis nendele, kus juba lapsed on hätta sattunud, on juba tõsised probleemid, et tervet peret toetada, et mitte karistada, vaid toetada. Kas on siis mingi, mis selle asja programmi sisu on, et monitooritakse neid nii-öelda võimalikke peresid, mis võivad hätta sattuda? Nüüd, kui rääkida sellest noorematele lastele, selle nimi on Imelised aastad, see on nüüd Eestis ka piloteeritud ja ka mujal tõenduspõhiselt tõendatud, et seda esmaselt loomulikult soovitaks siis nendele vanematele, kes ise tunnevad, et nende vanemlikud oskused ei ole piisavad. Ta ei saa lapsega hakkama, ta võib-olla mingis hetkes ei oska toimetada, ta ei oska võib-olla ennast kehtestada või lapses sellise enesekindlust ja elurõõmu tekitada. Ja samas ka need juhtumid, kus kõrvalt nähakse, et need asjad ei lähe päris hästi või näiteks on ka keerulisem laps. Mida teha siis, kui võib-olla laps ei ole see nõndanimetatud täpselt see oodatud musterlaps või on tal mõned erivajadused, kuidas siis temaga hakkama saada? Et kui tehti küsitlus, siis pea pooled lapsevanemad ütlesid, et nad vajaksid nõu ja abi, et enda oskusi parandada, et kuidas lapsega hakkama saada, sest enam ei ole nii, et 3 põlvkonda kasvatavad last ja kogu küla kasvatab seda last, et tihti kipub nutimaailm ja teler seda last kasvatama. Ja need ohud võib-olla meie ümbritsevas maailmas on palju suuremad. Nii et see väiksematele lastele võiks olla selline, mis lõpuks on kättesaadav igale vanemale. Aga see teine programm, mis on siis juba väga keerulistes situatsioonides, seal on ikka siis juba, kui laps ei käi koolis või on tal võib-olla narkoprobleemid juba või alkoholiprobleemid, mingid tõsisemat sorti probleemid, et siis tegeletakse jällegi terve perega. See on jälle pikemaajalisem programm, nii et jälle mitte ei karista, vaid võetakse siis terve pere tervikuna ette. Aga nüüd, kui sa küsid just, et mis jääb pooleli? Mis jääb tegemata selle pärast või pooleli? Ongi need samad asjad, millega me praegu jõuame aasta lõpus alles sinna, et me saame esitada tegevuskava plaani valitsusele. Puuetega inimeste süsteem. Teine asi siis, mis meil oli puuetega inimesed ja on ka see pikaajaline hooldus. Samamoodi, see saab meil praegusel hetkel ainult sellise töökavana valmis. Ja muidugi nüüd üks, mille pärast võib-olla ühest küljest mu süda valutab kõige rohkem, teisest küljest rõõmustab kõige rohkem on see töö, mida me teeme kohalike omavalitsustega. Sest sotsiaalhoolekanne ja tööperede ja abivajajatega ongi oma olemuslikult kohaliku omavalitsuse töö. Sest ta on inimesele kõige lähemal ja näeb seda abivajadust kõige paremini ja oskab siis sellesse ka kõige paremini sekkuda ja kaasata sinna kogukonda vabatahtlikke, oma professionaalseid töötajaid. Nüüd on kohalikud omavalitsused eelmisel aastal ühinenud ja muutus on ju suur. Me oleme sellel aastal väga tõsiselt hakanud rääkima kohalike omavalitsustega, kavas on ka koolitused, nii õigusalased koolitused kui sisupoole koolitused, et mil moel, kuidas siis tuleb oma inimestele abi pakkuda, sest hästi palju... see puudutab ka ennekõike raha, eks ole, et koolitusi võib ju läbi viia, aga tegelik raha tuleb ikka riigi käest. Mõlemat pidi, sest see, et siin on nii teadmises kui ka suhtumises küsimus, aga ka rahas, seda näitab ka see, et meie omavalitsustes on see väga ebaühtlane praegu. Väga paljud omavalitsused üldse ei vaidle vastu, ütlevad, et jah, kui eakas vajab näiteks hooldekoduteenust, tema pensionist selleks ei jätku, siis hinnatakse ära. Jah, sellel eakal on selline sissetulek, tema täisealistel lastel, ühel on võimalik juurde maksta, teisel ei ole, järelikult midagi jääb puudu, kohalik omavalitsus paneb raha juurde, nii nagu ongi tema ülesanne. Väga paljudes omavalitsustes tehakse see ära täpselt nii, nagu seadus ütleb. Aga mõnedes öeldakse, ei saa, meil ei ole raha. Aga sageli ei ole see mitte selles lihtsalt raha või küsimus, et neil ei oleks seda konkreetset raha, vaid prioriteetides suhtumises, nii et see töö on oluline. Aga muidugi see viide, et sa ütled, et rahas on küsimus. Loomulikult, sotsiaalsfääri on lähiajal
raha juurde vaja, sest see on üks tavalise maksumaksja jaoks tundub, et see on üks lõpmata auk, lihtsalt üks must auk, kuhu võibki kallata kõik meie vabad ressursid ja võtta veel laenu juurde ka. Ja sellepärast ongi vaja seda teha läbi mõeldud, sest et esimene mõte võiks ju olla, et no näiteks tõstame toetusi ja tundubki, et kõik läheb paremaks. Anname inimestel rohkem raha kätte, nad saavad rohkem toetusi, aga see neid ei aita, kui ei ole läbimõeldud teenuste süsteemi ja nad seda kätte ei saa. Nii et ta peab ikkagi olema mõistlik ja läbimõeldud ja sellepärast me tahamegi nende terviklahendustega tulla ka valitsuse ette, sest ja võtta ka seda sotsiaalhoolekannet sammu kaupa. Maailmapank tegi analüüsi, meil oli oma rakkerühm, kes tegi siin analüüsi pikaajalise hoolduse osas ja ütleb ka, et selle esimese sammu tegemiseks, selleks, et praeguses seadusandluses ette nähtud teenused oleks ühtlaselt, kvaliteetselt kättesaadavat, on vaja teha see esimene samm, mis nõuab raha umbes võib-olla 40-50 miljonit. Muidugi. Puuduvad, nii-öelda täiendavad 40-50 miljonit. Just nimelt. Loomulikult me võiksime öelda, et seda on vaja sinna 5 korda rohkem, aga me anname endale aru, et see ei ole hetkel meile jõukohane. See tähendab, et me peame leidma selle esimese sammu raha ja tegema sellise korrastamise töö ära. Ja nii, et oleks õiglaselt ja ausalt kõigile igas omavalitsusest need teenused tagatud, mis praegu on ette nähtud. Nii et see ei ole mitte ainult raha küsimus, aga ka raha küsimus ja samas siis ka see, et kõik täidavad seadust nii, nagu on ette nähtud. Ja siin on küll riigi roll ka selles, et mitte ainult seadus vastu võtta, vaid ka hoolitseda selle eest, et need parimad praktikad oleks nähtavad, et erinevates omavalitsused oleks need kättesaadavad, juhendmaterjalid kättesaadavad, nii et selle poolega praegu meie hea rakendusüksus Sotsiaalkindlustusamet ka hoolega tegeleb. Räägime natukene sellest poliitilisest kommunikatsioonist. Juttu oli just sotsiaalhoolekandest. Sel teemal sündis üsna hiljuti üks päris skandaalne pealkiri. Kui ma ei eksi, siis see oli Maalehes, kus minister Kaia Iva teatas, mis te nälgite, küsige vallast raha. Sisuliselt see on see sama jutt, mida me just tagasi arutasime, eks? Aga nagu muidugi rahva reaktsioon oli, rahvas läks marru sellise avalduse peale, et mis lugu selle artikliga oli või kuidas selline asi üldse sündis? Artikkel ise oli väga kena artikkel ja oligi väga sisukas artikkel, aga nii nagu ma olen öelnud, et kui mu poliitikukarjäär lõpeb, et siis ma pakuks ennast hea meelega mõnda ajalehte pealkirja panijaks, et selle ajaga on juba teatud kogemus tulnud, et mis huvitavaid pealkirju võib leida, sest ega sellist sõnakasutust ma iialgi ka oma tagumises kinnises toas kunagi ei kasuta, nii nagu see pealkiri sinna pandud oli ja ühtegi sellist lauset ma loomulikult öelnud ei ole. Aga mõte oli küll seesama, et kui abivajaja vajab abi, siis mingu ja nõutagu seda ja tulebki minna sinna ja küsidagi kohalikust omavalitsusest, kus ta peab selle abi saama, aga loomulikult seda abivajadust hinnatakse, et inimene ei saa ka nii minna lihtsalt ja prõmmida ust ja öelda, et antega mulle raha. Seda õigust tal otse ei ole. Ta peab ikkagi kirjeldama oma abivajaduse ära ja siis seda kaalutakse ja tuleb see otsust teha kohalikul omavalitsustel. Ja muidugi marru mindi nendes omavalitsustes, kus oli näha, et see abi oligi olnud ilmselt vähene. Et nüüd alles tullakse raha küsima, ja selles osas näiteks meile pöördus Rapla vald, küsiski, et nemad pole mingit raha saanud, sest me rääkisime, et sellel aastal andsime me tulubaasi omavalitsustele vaba raha täiendavalt, mis oleks ju eeldus, et ka sealt osa läheb sotsiaalhoolekandele, sest see seadus, et sellist abi tuleb anda, nii nagu me seal kirjeldasime, ei ole mitte uus seadus, mitte sellest aastast tulnud, see on juba 3. aastat. Aga lihtsalt osades omavalitsustes võib-olla nii täpselt ei olnud seda vaadatud ja selle peale mõeldud. Ja kui me vaatasime, siis tuli välja, et Rapla omavalitsuses oligi sotsiaalhoolekandele kulutatud ühe elaniku kohta peaaegu kõige vähem, mis Eestis üldse võimalik on olnud ja üle 2 korra vähem kui Eestis keskmiselt. Ehk et järelikult oligi seal mingi kala peidus ja meil on tulnud ka teisi selliseid signaale, kus inimesed ütlevad ja juristid on öelnud, et jah, mõnest konkreetsest omavalitsusest tuleb inimeste abiküsimist juristiteenusele just ühesuguste probleemidega. Aga me tahame ka neid omavalitsusi aidata, kes võib-olla pole isegi aru saanud, et nende teenus või toetus on väiksem kui teistel. Et me tahame siin ka ikka abiks olla. Üks teie valdkonna selline kommunikatsiooni probleem oli ka näiteks tööhõive reformi käivitamisel, kus siis nagu selle nõrgemale osapoolele tundus, et tema peab nüüd kuidagi ekstra minema riigile tõestama, et ta ei saa seda tööd reaalselt teha.
kuigi see korrastus oli ju riigi poole pealt vaadatuna nagu loogiline, eks, et see töö iseenesest, eks ole, loomulikult ja loogiline, aga ega selle reformi ettevalmistamise käigus, sel ajal ma olin Riigikogus ja ministrid olid ju hoopis teised inimesed, siis oli ju näha ja teada, et eks seal sellist rabistamise poolt oli ka, aga see mõte iseenesest on õige ja praegusel hetkel on siin Töötukassa, kes ju selle valdkonnaga tegeleb ja tervise- ja tööminister ka selliseid augukohti likvideerinud ja seda asja sujuvamaks teinud, nii et praegusel hetkel on küll ka uuringu põhjal hinnatud, et need tulemused ja näiteks ka see aktiivsus ja tööle saamine on isegi parem nendel inimestel, kui alguses juleti arvata või loota. Kuigi Delfi või Postimehe pealkirjadest jääb selline hoopis teistsugune mulje. See võib olla, aga kui nüüd natukene neid üldistada, et ministri seisukohalt hommikul vaadata jälle, kuidas kõik varasegu midagi väga ebameeldivat krae vahele valavad meedias, et kuidas nagu motivatsiooni hoida, et ministrile tundub, et keegi ei saa tast olla hetkel aru mingi konkreetse loo puhul. Ja mingi konkreetse loo puhul võib olla, aga üldjuhul on need lood ikkagi ka sisust rääkivad ja kui nad puudutavad inimesi, siis tavaliselt on nad ikkagi emotsionaalsemad, nad lähevad inimestele korda ja nad ju ongi mingist murest rääkivast. Aga kui me räägime, et meil on 1,3 miljonit inimest, väga palju eakaid, paljud tervisehädadega inimesi. Ja järjest vähenev maksumaksjate ja tegelikult on ju alati keegi, kes võib olla mingi asjaga mitte rahul ja saada halva teenuse. Mitte, et ma arvaks, et ükski inimene peaks saama halba teenust, aga selliseid juhtumeid tuleb ikka ette. Aga ma näen ka, et nendest probleemidest rääkime, kui nad on üldisemad probleemid, tuleb tegelikult kasuks ja me ise näiteks väga hoolega proovime väga avatult rääkida nendest samast hoolekandeteenustest, hooldekoduteenustest, sest nii saab inimeste teadmine, et mis õigused neil on, mis kohustused neil on, ka paremini arusaadavaks ja ka sellest, et kui palju siis on sinna ressurssi vaja ja mis on meile kohane. Ja neid juhtumeid, kus võib-olla mõnda ajakirjanikku ei huvita mitte sisu ja tõde, vaid võib-olla rohkem pealkiri, neid tuleb väga harva ette. Aga neid tuleb kahjuks, aga õnneks siiski harva. See käib selle ameti juurde vist, jah? Ja ma usun, et võib-olla motivatsioon tulebki sealt, kus me näeme, et mingi sammu oleme jälle saanud edasi astuda ja ausalt öelda päris uskumatu, aga inimesed kirjutavad ka päris palju ja ütlevad, et nad on näinud, et vot see asi on paremaks läinud või vot nad said sellest asjast abi. Ja seda ma isegi ei arvanud, et inimesed võivad nii siiralt ja hästi reageerida. Kuigi sotsiaalvaldkonna ja sotsiaalkaitseministri amet on natukene vist tänamatu amet ka, et ikkagi keegi on, kellele see miski ei meeldi või kellele midagi jääb puudu. Kas te mõnel päeval olete kahetsenud ka, et ministri ameti vastu võtsite? Ei, ma ei ole kahetsenud, sellepärast, et probleemid on ikka pigem nagu väljakutsed ja võimalused seda asja muuta ja paremaks teha, sest ma näen hästi palju neid inimesi, kes ju panustavad selle jaoks. Meil on millegipärast halb komme näiteks ametnike kiruda või öelda, et nad on kuidagi mõttetud inimesed ja ei tea, mis nad seal teevad. Tegelikult on ju nende hulgas enamus neid, kes väga pühendunud proovivad seda valdkonda arendada ja paremaks teha. Aga seal on vaja ka seda poliitilist tuge, et need asjad saaksid ellu viidud. Sest kui poliitilist tuge ei ole, poliitilist tahet ei ole, siis nad ei sünni, need sammud jäävad väga lühikeseks. Nii et sellepärast seda meeskonda nähes, et teenusepakkujad, inimesed, ametnikkond, kui kõik ühist asja ajavad ja suudavad omavahel normaalselt rääkida ja ikka eesmärgi poole minna, siis see tegelikult annab selle motivatsiooni, ega siis ühegi ministri ajal ei ole õnne õuele ka ilma probleemideta päevi, aga see on normaalne. Selle positiivse noodiga ka lõpetame. Aitäh tulemast siia stuudiosse, vaatasite saadet Luik grillib ja kohtume taas nädala pärast.